kuidas te puhkasite? Ma lähen aeg-ajalt kontorisse ja siis ka küsin inimeste käest, et kuidas puhkasid ja need, kes kuulevad seda esimest korda, ütlevad, ma pole puhanud ammu. Ja siis ma nagu viitangi selle eelmisele ööle, et kas siis nagu ööpuhkust on, no see pole mingi puhkus. Aga Jumal on loonud päris huvitavalt selle, kuidas me taastume. Et ta on ööune mõelnud inimesele, et ta taastuks. Ja inimene tegelikult ei pea käima 2 korda aastas Türgis või kuskil. No võib käia, aga ei pea. Ja sellepärast on Jumal mõelnud veel inimesele sellise taastumissüsteemi, et selle nimi on sabat. Ja vot siin on nüüd küll hirmsasti patukahetsust vaja teha kristlastel, sest nad peavad väga harva hingamispäeva. Sellepärast, et see kirikus käimine ei pruugi ainult seda tähendada. Sellepärast, et hingamispäeva olemus tegelikult seisneb selles, et sa lased temal teha kõik ja ise ei tee midagi. Tema teeb kõik. See on see, et sa lased päikesel enda peale paista ja ei tee midagi ja saad oma D-vitamiini kätte. Ja vot see on hingamispäeva olemus, et Jumal annab midagi inimesele, inimene ei anna enam midagi. Sa 6 päeva nädalas annad, 1 päeval ei anna midagi. Mõelge, kui huvitav, eks ole, et Jumal on nii loonud. Et see taastab hinge ja see taastab ka seda jõuvaru, mida meil tegelikult vaja on 6 päeva nädalas tööd teha. Üks rabi räägib loo sellest, kuidas tema oli täiesti läbi põlenud. No ikka täitsa. On siin keegi midagi sükest kogenud oma elus? Selge. Tuleb tuttav ette. No, ja ta saadeti sundpuhkusele. Ja sundpuhkuse üks osa oli siis see, et ta pidi seal teise rabiga ka jagama oma elu. Ja ta oli seal 2 päeva olnud ja siis ta läheb selle rabi juurde, ütleb, et võt siin mõned reeglid meil. Ta küsib, et kõigepealt küsib, kuidas sul läinud on 2 päeva? Oi, ma olen puhanud väga hästi juba. No mis sa teinud oled? Võtsin raamatud ette, hakkasin raamatut lugema, siis käisin rannas, siis tegin natuke trenni, lugesin, palvetasin, täielik puhkus. Siis ta ütleb, et aga kas sa reegleid ei mäleta, et sa ei tohi midagi teha? Ta ütleb, ma ei olegi midagi teinud, et ma olen lihtsalt raamatuid lugenud ja natuke rannas käinud ja natukene palvetanud. Ei, et sa ei saa aru, sa ei saa midagi teha. Siis ta ütleb, et kuidas? Et olgu, ma siis proovin. Ja siis talle antigi ülesanne, et ta peab siis järgmiseks mitte midagi tegema, et see on siis see puhkus. Ja siis tema puhkus kestis siis täpselt 20 minutit. 20 minutit suutis ta mitte midagi teha, sest ta ütles kõik, aitab, mul pole seda jama vaja. Inimene ikka ei saa midagi niimoodi olla, et ta mitte midagi ei tee. Aga see rahutu hing kogu aeg otsib nagu midagi juurde. Me eile käisime ühte teekonda läbi ja päris kiires intensiivses tempos, et seda sama asja, siin on palju teemasid, mida saaks ju palju rohkem lahata ja mõelda läbi ja ka anda üksteisele natuke aega reflektsiooniks ja võib-olla ühel teisel ajal, teises kohas saaks seda uuesti teha. Aga sarnase tempoga me läheme täna edasi ja ma mõtlesin, ma alguseks jagan ühe loo oma elust, mis oli see kusagil 2007-2008 ja nimelt oli ma siis noorema maaklerina, noore müügimehena saadetud Haapsalusse, et seal siis panna püsti üks frantsiis. Ja sain ülesandest aru, pidin sinna kutsuma mingi hulk inimesi tööle, õpetama neid välja ja siis hakkama siis tööle pihta. Ja ma olin selles mõttes, üldiselt võin öelda, et noored mehed on kõige kehvemad müügis. Nad on kannatamatud, kärsitud ja kõik tulemused peavad kohe tulema. See kuidagi viitab mehe olemusele, et kõik ja kohe ja täna. Aga siis juhtus niisugune lugu, et 6 kuu pärast olid kõik läinud ja ainult üks oli alles. Ja see oli ka õnnetu sugulane. Tema jäi selle pärast, et ta oli sugulane ja ei tahtnud ära minna. Kuidas elari. Ja siis kuna see asi nagu ei õnnestunud, siis kutsuti mind Tallinnasse tagasi ja edutati, anti veel parem koht. Sellest ma küll kohe aru ei saanud, aga ma mäletan seda vestlust selle õnnetu sugulasega ka.
kes oli muga otsekohene, kes on tänani seda, ja ta on mul väga hea sõber ka, Argonda nimi. Ja ta ütles mulle seda, et Elari, et äkki sa peaksid oma juhtimisoskusesse investeerima. Ja ma ausõna ütlesin talle, et sa teed nalja või? Ma olen sünnist alates juht, ma sündisin juhina. Igal pool, kus ma käin, öeldes, Elari on sünnid juht, see on sünnid juht, tema juhib. 3 aastaselt alates lõi kuldi ajas lauta. Kes seda teeb? Loomulikult liider, tõeline liider. No olgu, kuidagi natuke võtsin hinge, et kas ma siis ei olegi nii hea juht sinu arvates, et ma olen igasugu asju juhtinud ja kõik. Ja siis juhtus niisugune asi, et minu postkasti saabus niisugune flyer maailma liidrite konverents. Loomulikult minule. Ja ma pean sinna minema ja siis seal oli siis peakõnelejaks oli pandud Ken Blanchard. Ja see toimub Floridas West Palm Beachil, no loomulikult sinna tuleb ka minna. Ja siis ma mäletan üldse seda, et seda Ken Blanchardit ma olin lugenud eesti keeles ka ilmunud 1 minuti juht. Väga niisugune lihtne raamat ja mulle tundus, et ma tahaks seda meest kuulata, et kui ma üldse tahaks juhtimist õppida, siis võiks ikka parimatelt õppida. Ja siis juhtus niimoodi, et ostsin selle pileti ära, see oli tohutult kallis, mingi $1500, aga ma pidin ostma selle loomulikult esimesse või teise ritta. Ja siis ma lendasin sinna kohale, kedagi ma ei tundnud seal, mitte kedagi. Ja ma läksin sinna kohale ja siis kõrval istus Condoleezza Rice ja paremal pool oli Tony Blair. Ja siis ma sain aru, et ma olin sattunud kuhugile mingile konverentsile, kus olid siis maailma liidrid koos. Ja seal ka küsiti loomulikult see, et hello, who are you, what are you? Ja siis nime ei ole mõtet öelda, on Elari, Salary. Siis kui sa ütled, kus sa veel oled, siis nad hakkavad jama ajama ja siis ma ei viitsin seda. Ja siis ma mäletan, et siis mul tekib võimalus, et ma saaks seal Ken Blanchardiga suhelda. Ja ma olen absoluutselt nagu närvis. Ma mõtlen, mida ma talt küsin? No mida sa küsid talt? Vahepeatus. Kõige vanem poeg Richard oli kas 9 või 10 ja ma tegin talle sünnipäeva kingiks Kalev Cramo toona Bamba Fooliga kohtumise, kes oli niisugune pikk, vägev mängumees ja viisin ta Saku Suurralli nagu mängu vaatama ja temaga vestlema ja ta oli ettevalmistanud 5 küsimust talle. Need küsimused kostusid nagu mina küsiks sama asja selle Ken Blanchardi käest. Esimene küsimus oli how many shoes you have? Do you play Xbox? What your favorite burger is? Ja ma lähen selle Ken Blanchardi ette, mul on täpselt sarnased küsimused. Ja siis tegelikult mu esimene küsimus, ja ma mõtlen läbi see küsimuse ja ma mõtlen, et okei, ma küsin väga hea küsimuse. Ja et see saab olema elu muutev küsimus raudselt vastus sellele. Ja ma küsin taga, et Mr. Blanchard, I have a question. How to become a good leader? Kuidas saada suurepäraseks juhiks? Ja mis mulle selle mehe puhul kohe meenutas, ta meenutas natuke mu vanaisa Edgarit, kes oli niisugune 1,90 selline julge mees ja ta pani käe mu õlale, tead, niisugune Ameerika vanaisa moodi. Ja ta vaatab mulle silma ja ütleb, take care of your people. Ja ma mõtlen, et selle pärast sõitsin siia Ameerikasse või? Nii. Selge. Hoolitse inimeste eest. Enda inimeste eest, hoolitse. Ja siis juhtus selline lugu, et ta ütles mulle, et ja mina mõtlen selles samas hetkes, et minu meelest see on liiga vähe, nagu et midagi peab rohkem olema. Siis ma kuulasin konverentsi lõpuni ja saad aru, olin seal ära ja ma tulen Eestisse ja see sama hakkab must nagu kõnelema hoolitse inimeste eest. Ma olen aru saanud, et kui inimese süda on kõva, siis need pehmed asjad ei kõneta teda. Vaadake, kui inimese süda on kõva, siis pehmed asjad ei kõneta. See lihtsalt ei jõua kohale. Ja siis nii oligi, et see sõna pidi hakkama must kasvama ja ma sain järsku aru, mida mu õnnetu sugulane mõtles selle all.
Ja selleks, et sageli selles kutsumuses hakata liikuma, on vaja pehmet südant. Ja pehme süda on haruldus. Sest pehme süda on alandlik süda, alistunud süda. See ütleb sellele Jumalale, et sündigu sinu tahtmine siin paigas. See on pehme süda. Pehme süda on see, kes ei rutta vastama negatiivsele kriitikale. See ei tähenda seda, et pehmes südames saab üle sõita, et see on selline nagu mitte midagi olev. Aga pehme süda on kindlasti midagi, mis võtab vastu. Ja ma arvan, et meie kodus ka, kui ma selgitan söögipalvet, siis mina mäletan söögipalvet kodus, et see söögipalve on tänulikkus. No, sa pead lihtsalt tänu ütlema. Aitäh Jeesus toidu eest, amen. Aga ma olen hiljuti mõistnud ja oma lastele rääkinud, et söögipalve number 1 eesmärk on pehme süda. Sellepärast, et sa paned oma isu tahaplaanile, ennast tahaplaanile ja ütled, et sina oled tähtis. Sina oled see, kes mind varustab. Ja see tähendab seda, et iga söögipalvega läheb süda pehmemaks. No me kodus oleme näinud, et ei lähe alati ja meil oli hiljuti üks situatsioon ka, et meie tütrekene pidas nii imeilusa palve laua ääres, nagu tõesti väga ilusti palvetas ja siis poistest üks turtsatas naerma. Ma ei ütle kumb. Aga ma panin seda pahaks, ma ütlesin, et kuule, et see ei ole nagu ilus, kui õde palvetab nii siiralt, et sa siis turtsatad. Ja turtsatas uuesti. Ma olin 5 minutit varem rääkinud, et lapsed, kas te mäletad, et palve eesmärk on pehmendada südant, et Jumal saaks sinna hakata asju andma. 5 minutit hiljem sai see sõna lihaks, lihtsalt vastupidi, ma palusin tal lahkuda lauast. See on nii huvitav, on ju. Kogu aeg läheb sõna praktikasse. Ja sellepärast ongi Jumala sõna nii huvitav, et ta on kogu aeg praktiline. Ühel hetkel küll me kippusime seda sõna tegema teoreetiliseks või selliseks, et on kiriku seinte vahele ja pastoritele mõeldud, aga Jumala sõna on nii praktiline igal pool, igas olukorras. Sellepärast, et ta töötab seaduspärasuse alusel. Kuningriik on seaduspärasus, see tähendab ka, et äri on seaduspärasus, pere on seaduspärasus. Ja nüüd mingid seaduspärasused, mida me eile katsime, ma katan ka edaspidi täna, aga see esimene asi, mis mulle tahaks rääkida veel, on motivatsioon. On see kõigile tuttav sõna ja on kõigile ka tuttav öelda, et mott on maas. Ei ole. No väga hea. Kui mõnel ei ole, siis palju. Mina tean inimesi, kes tulevad mu ette, et mul on mott maas. Täiesti mott maas, sorry. Okei. Mida ju motivatsioon tähendab? Motivatsioon koosneb 2 sõnast, motivation, motivatsioon, motiiv ja aktsioon. Ehk siis 2 sõnast, et mida sa tahad ja mis paneb sind liikuma. Mida sa tahad ja mis paneb sind liikuma. Ja enamuselt inimestelt võid ju küsida, et mida sa tahad ja mida see paneb sind liikuma, siis parasjagu ta ütlebki, et see olukord ei pane mind liikuma, see pidurdab mind. Ja motivatsioon on saanud nagu väga suureks teemaks väga paljudes, ütleme, just eneseabiõpikutes, sest räägitakse just sellest, et kuidas siis ikkagi inimesi panna liikuma ja siis me saame manipuleerida üksteist, et me saaks ikka liikuma. Ja see on kirikus ka samamoodi, et saaks ikkagi nagu rohkem inimesi kuidagi nagu sügavamale, siis me võime selleks luua mingi keskkondi või mingit atmosfääri arendada, aga tegelikult tuleks ju väga tõsiselt küsida, et kui me teenime Jumalat, kui me teenime kuningat, siis kus see motivatsioon peaks tulema ja milles see peaks seisnema? Üldisem motivatsioon on kindlasti olemas täpne ka. Aga Zig Ziglar on lahedalt öelnud, et motivatsioon ei kesta igavesti. Ja ma olen mõelnud selle peale, et näiteks Eestis on ka selline organisatsioon nagu Southwestern, kes värbab siis üliõpilasi, kes käivad Ameerikas ukselt uksel raamatuid müümas. Ma olen palju nende inimestega kokku puutunud, mõnedki on mul oma organisatsioonis ka tööl ja nad on sellised, teate küll, positiivsed. Aga mina ei ole aru saanud, et üliõpilased tegelikult sellised on. Seepärast, et üliõpilane on kõige vähem motiveeritud tegelane. Meil oli ka seminaris ukse peal silt, et homme hakkan õppima. Ja ausalt öeldes ma mõtlen sellele, et motiveeritud inimesi, et see ei ole seisund, et ma tõstan siit motiveeritud inimesed siia, nüüd nad on ka motiveeritud. Tõstame linna
koguduse inimesed siia kogudusse, Siionisse, tõstame Sioni inimesed siia, nüüd on kõik motiveeritud või lisame siia. Ja siis see motivatsioon ei ole selline stabiilne staatus, vaid selles ajas ja hetkes ja selles keskkonnas toimib. Ja ilmselgelt on tegemist millegiga, mis kõigub. Ja see on nii huvitav, sellepärast, et tahaks lõpuks inimesi, kellel oleks mott paigas. Ära tõukle, ole paigas, miks, no ma ei tea, kas ma nüüd tulen, ma ei tea, kas ma nüüd tahan. See on nii, nagu keegi teeb mingisugune 6 aega tööd ja siis ma rohkem ei taha. Miks? Mäletan ühte tüdrugu, kes tuli maakleriks tööle ja siis esimene päev sai läbi, siis ta tuleb sellesse, kutsub mind välja sinna nõudemiste ruumi. See ikka ei ole minu jaoks. Ühe päevaga annad alla või? See on okei. Aga ma ei tahaks öelda, aga minu meelest sa oled allaandja. Kuidas sa mulle seda ütled? Ma ütlesin, et päeva järgi, et sa ei anda endale isegi võimalust, sellepärast, et tavaliselt võiks ju anda endale mingi võimaluse, et kus sa siis tead. Okei, natuke vestlesime, siis tuleb järgmine päev tagasi. Ei, ma annan ühe päeva võimalus veel endale. Siis tuli õhtul tagasi nutis uuesti. See pole mulle, olgu kuule, selge, see pole sulle, võid ära minna. Aga korraks mõtle sellele, et sa ei ruttaks igale poole sisse uuesti ja see, mida sa räägid, et see siis nagu oleks ka sõnades, see sõnad oleks ka teos. Ja siis ütles, et ei, ma ikka ei lähe ära. Ja siis ta jäi 8 aastaks lausa ja sai väga suurepäraseks. Ja vahest ongi vaja inimestele anda nagu väikene, ütleme, et ärka ülesse. Sellega on niimoodi, et motivatsioon on suures osas nagu amatööridele. Mida see tähendab? Siin on üks sükene asjaolu, oletame, kelle ma võtan? Ei, ma võtan sinu. Oletame, et sina küpsetad koogi. Okei. Aga sa ajasid segamini suhkru ja sooda. Nii, ja sa tood nüüd selle siia meie kõigi keskele. See on su esimene kook muideks. Sa tood selle siia kõigi keskele. Me lõikame lahti. Tanel ütleb sissejuhatuseks midagi veel. Olgu, teeme nii. Ta ütleb söögipalve, aga lisaks sellele ta ütleb, et vabandust, su nimi oli Marika, just. Ta ütleb, Marika on küpsetab meile kõigile koogi, teeme talle aplausi. Marika, me armastame sind. Me oleme nii tänulikud selle Marika, sa oled võrratult ohverdav ja et sa tegid seda, aitäh sulle. Ja siis me lõikame see lahti ja no siis hakkame nägusid vaatama. Nii, sinu nimi oli Tiiu ja Tiiu on sõbranna ja ka otsekohene. See ei ole mingi see, et sa ei saa süüa soodakooki, ei ole lihtsalt võimalik. Muideks vahemärkus, et ükskord tuli Kärt koju ja ma tegin, ma tegin makarone ja ma tahtsin sinna lisada talle rohkesti pipart, aga panin kardemoni. Ja uskuge mind, et makarone kardemoniga ei saa süüa. Isegi kui sa oled näljas. Merevett võid juua, kui on anus, aga kardemoni makarone sa ei söö. Et kui tahate mingi pränki teha või tünga noorte üritusel kuskil siin, siis tehke makarone ja kardemoniga. Aga point on lihtne. Sa ütled talle, et kuule, see on täielik jama. Sa oled selline soperdis, sest ütleme nüüd ausalt, kes ajab suhkru ja sooda segamini? Kas sa ise ei maitsenud seda toitu? Iga üks võiks jääda oma liistude juurde. Päris hull, on. Sorry, ma läksin rolli. Ma tegelikult armastan teid. Aga nüüd, mis sina teed, Marika, on see, et sa lähed koju. Seal on teine sõbranna, sina. Sinu nimi oli? Ave on seal. Ave, tead, juhtus siuke lugu. Ja tead, mitte kunagi ma enam ühtegi kooki ei küpseta. Punkt. Vot see on motivatsioon. Selle saab röövida inimeselt 15 sekundiga ära. Ma saan tulla sulle ütelda, noortele jutlustasid, nõme, vilets, ei saanud hakkama, motivatsioon kadunud. Vaadake, kui meie motivatsioon on rajatud millelegi sellele, et kus me saame nagu seda ainult selle ego laksu kätte,
siis seda saab sama kergesti ka ära võtta sellega, et su ego pihta tehakse solvang, kriitika. See tähendab, et kui meie motivatsioon elus teenida teisi inimesi on ühendatud üksnes selle heaga, mida tagasi saada, siis seda me ei saa. See maailm on täis inimesi, kes röövivad üksteise motivatsiooni. Konkurss teeb tööd selleks, et sinu motivatsiooni vähendada. Okei. Mõtlesin, keegi kraabib kuskil. Kuskil tuli kass. Kisu. Patareid. Mott jälle. Rajatud millelegi, mis on sulle tähtis. Midagi, mida ei saa röövida. Võtame sellise näite, et kui meie laps on haige ja öösel on vaja otsida abi, siis ma ütlen, ma ei viitsi. Kole raske. See motivatsioon on nii selge, et ma lähen läbi seinte, et oma last aidata. Ja sama on ka sellega, et kui Jumal kutsub või annab meile mingisugused need samad eesmärgid, ülesanded, arvestades seda, et ta on oma selle potentsiaali meie sisse juba istutanud, siis nüüd, kui tugev peaks olema see motivatsioon tegutseda. Ja ta on sageli nõrk sellepärast, et ta keskendub meie enese hinnangule või meie egolaksule. Saan aplausi kätte. Ui, sa tubli. Ui, see tubli sulane tuleb natuke hiljem. Sinnani on aega. Ehk siis, mis on motivatsiooni puhul oluline mõista, on see, et loomekriisi ei ole olemas. Ei ole olemas sellist, et mul on, see on sama, kas te kujutate ette, et tuleb torumees tuleb teile ja ütleb, ma olen kriisis. Ma ei tea täpselt, kuidas enam neid keerata neid asju. Ma vaatan neid tööriistu ja need tunduvad, mul on täiesti mott maas. See loomekriis on fiktsioon, ta on päris, aga ta on meie peas. Ühel hetkel me arvame, et see on päris, aga loomekriis on tegelikult illusioon. Meil tuleb töötaja. See, kas sa tunned või ei tunne, see ei ole relevantne, see ei ole väga oluline. Nüüd, kui sul on tähendus, siis sa ka teed. Ja see on tõsi, et inimene ilma tähenduseta ei suuda taluda suurt midagi. Auschwitzist seesama, kes on seal siis läbi elanud ja kes on siis The Search of Meaning autor, kohe ütlen, ei, järgmine palun. Jaa. Viktor Frankl on öelnud, et kui sa ka kannatuses olemises annad sellele tähenduse, on kannatus talutav. Ja tema toob seal välja see, et kui sul on lootus, et sa saad teistele rääkida sellest, kui jube see on ja kuidas seda ei tohiks mitte kunagi korduda, siis see andis lootust tuleviku jaoks ja see hoidis neid elus. Ja sellepärast on motivatsioon ühelt poolt hästi oluline, et oleks rajatud millelegi tõelisele, mis paneb sind liikuma. Mina teen seda väga sageli treeningutes, küsin inimeste käest, mis paneb sind liikuma. Kui kristlane tuleb kogudusse, kes iganes saab, siis sama küsimus, mis paneb sind liikuma? Armastus inimeste vastu. Jah, millele see rajatud on? Sellele, et ta armastas mind ennem. Mind on väga raske liikuma panna, kui ma ei tunne Jumala armastust. Välja arvatud, kui sa sunnid ja ütled, et lähed põrgusse. Aga Jumala armastus on see, mis paneb meid liikuma ja välja elama seda usku. Ükskõik kus. Nii et motivatsiooniga on siis niimoodi, et kui see võetakse sult ära esimese esinemise peale, siis loomulikult sa pead üle küsima, et kas asi oli minus, kas ma tahtsin ennast.
esitada ja see läheb sinna samma eilse teema juurde, kriitika ka, et kui me oleme ka rumalad oma, ütleme siis esitluses, et me oleme liiga haavatavad kõigi ees, et me lähme jagame kellelegi, no ütleme niimoodi, et see ülejagamine on ka kõigile tuttav, et räägid liiga palju inimesele, kellele ei peaks rääkima. See on täpselt sama koht, kus tuleks natuke tagasi hoida ja siis on see motivatsioon meil ka selgem. Nii et natuke peame kaitsma seda, mis Jumal on meile andnud. On see loogiline? Ja. 4 sammu loovamaks. Esimene ülesanne on hakata märkama. Märkamine on väga teadlik otsus ja see märkamine tähendab seda, et kui kristlasena märkad, siis samamoodi püha vaim kogu aeg annab signaale, aga see ei tähenda ainult, et Jumala vaim annab sulle, sa võid ka oma täitsa mõistust kasutada. Ehk siis sa hakkad märkama, mis su ümber toimub, mis su elus toimub, mis teiste elus on. Elus on sageli see, et ei märgata teisi. Näide, kellegi on vesi otsas, kohe märkad, paned talle vett juurde, märkad. Vanasti daamidel tehti uks lahti ja siis lasti sisse ja siis lifti lasti sisse enne mees ja siis naine alles. Sest mees pidi kontrollima, ega lift ei kukkus alla. Ja tänapäeval on lifti nii turvalised, et ei ole hullu. Aga märkamine on midagi, mida on vaja praktiseerida. Ma märkan, mis toimub mu ümber. Ja ma arvan, et see on jälle midagi sellist, et selles me räägime hästi palju vaimsest tervisest, siis vaimne see tervise ju põhimure on see, et on suunatud sissepoole, mina keskseks, ehk siis minul on raske. Depressioon, mul on ju keeruline olla. Ja see on nagu tööriist saatanale, et keerata see inimene, kes peaks olema väljapoole, sissepoole. Ja seda toimub väga palju ja seal on vaja täpselt see sama julgustust, mis me täna siin 2 päeva teeme, et keera oma silmad Kristuse poole, keera oma silmad inimeste poole, vaata, kellel midagi vaja on. Mis on ettevõtluse ju olemus, vaata, kellel midagi vaja on. Lahenda tema probleem ära. Tule appi. Märka. Teine loovuse jaoks, kuidas sa saad loomamaks, on see, et võta päriselt aega unistada. Mina ei tea, kas sa oled praktiseerinud Jumalaga koos unistamist. Aga ma arvan, et Jumalaga koos unistamine on umbes selline tegevus, et sa võtad oma piibli ja see ei ole nii tõsine ettevõtmine, et nüüd kuidagi nagu oled nagu hirmsasti tõsiselt kuskil, vaid see on selline, nii nagu ma täna hommikul võtsin selle lahti, siis ma kogesin, et teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Ja siis punkt oli ja siis mõtlesin, et tunnetuse lõhn. Siis mõtlesin, et see lõhn, see on mingi, et kui on hea lõhn, siis kõik kogevad seda. See on nagu atmosfäär, vaata. Kui on positiivne atmosfäär, siis kõik tunnevad seda. Kuidas sa tead, et sul on hea organisatsioon? No tule sisse ja nuusuta. See on tunda, see on sekretärist alates tunda, on see normaalne firma või ei ole? See on väga hea spa, kus me olime, aitäh Tanel ja kogudus selle eest. Ja loomulikult see, kas ta on nii hea või ei ole, sõltub sellest, kes see receptionis on seal ees, tõstab silmad, ütleb tere tulemast. No, seda ei juhtunud muidugi, aga see ei tähendagi. Aga see oleks võinud olla, sest see hea lõhn tuleb kaasa, nii et see unistamine selle Jumalaga koos viib meid kuskile. Ja sellel on head tagajärjed, seepärast, et see hakkab muutma ka keskkondi. Võta ühendust. Loovuse praktiseerimiseks on sul vaja välja astuda seal, kus sa täna oled. Kellegi juurde, millegi juurde, võta ühendust, ühenda, kontakteeru. See annab midagi, see on juba see sama vaimulik printsiip, et Jumal on loonud inimesed omavahel kontakti. Saatan ei taha kontakti, Jumal tahab kontakti. Jumal tahab, et inimesed koguduses käiksid, saatan ei taha. Nii lihtne ongi. Ja ühenduse võtmine, see on seotud riskiga. See on seotud sellega, et kui sa oled müügis, siis ainus viis, kuidas sa saad paremaks müügis, on see, et sa teed järgmise müügikõne. No ei ole teised. Järgmine kontakt kellegiga, kes saab sind aidata edasi. Mäletada, ma ütlesin, kõik, mida me vajame, on selles maailmas meil juba olemas. See on teiste inimeste käes. Isegi võidmine on olemas. See mantel on olemas.
Jumal tahab seda anda sulle, aga see on ühenduses teiste inimestega, see on teise inimese käes. Ühel hetkel oli mul südames, et ma pean omale uusi sõpru otsima. Ja see on ka Jumal antud ülesanne inimestele. Tehke omale sõpru. Ja see on päris lihtne lastel. Esimene asi, mida lapsed ju küsivad. Mida lapsed küsivad mänguväljakul? See, nad küsivad, kas sa tahad muga mängida. Ja siis ta jookseb 5 minuti pärast sinu juurde, ütleb, ma sain omale sõbra. See on sama, kui me oleme äris, koguduses, ükskõik milles. Mine inimeste juurde küsid, kas sa tahad minuga äri teha? Jah. Mis äri sa teed? Ma teen seda. Siis ma mäletan ühte kohtumist, ma kutsusin täiesti ühe mehe, kirjutasin talle, et hei, ma olen sind jälginud sotsiaalmeedias ja mulle tundub, et meil oleks midagi ühist. Kas sa oleksid nõus minuga suppi sööma? 10 minuti pärast tuli vastus, jaa, saame kokku. Ja sellest on saanud 15-aastane selline kontakt ja sõprus. Siis ma nägin ühte influencerit Instagramis, kes tegeles praegu hästi palju müügiga. Ja ta on 20 aastat oli Telias ja Elionis müügijuht ja müügimees. Ja siis ma võtsin taga kohe ühendust, ütlesin, et Rait, sa näed nii äge välja, sa teed nii kihvte videosid. Mulle väga meeldiks sinuga kohtuda, kas sa annaksid mulle ühe lõuna? Ta ütles loomulikult. Ja nüüd ta on mu ettevõttes 1,5 aastat olnud kaasas konsultandina. Aitab meid müügiinimesi treenida ja julgustada. Ehk siis see ühenduse võtmine annab loovust juurde. Sa hakkad nägema, mis veel võiks teha, sest teine inimene toob mingi uue vaatenurga. Okei, me võiksime seda teha. Meil on nii palju üksteiselt õppida. Järgmine ja viimane on see, et tegutse. Illusioon selle kohta, et sa tegutsed, on päris. Ehk siis, seda sa kartsid, jah? See kõik siiani oli väga hea, aga nüüd on tegutseda vaja. Jama. Usk ilma tegudeta on surnud. Seda te olete jutlustes kuulnud 1 000 000 korda. Äris on väga lihtne. Äri on selles mõttes sama printsiibiga nii nagu kogudus. Kui ikkagi keegi tunnista, siis mitte midagi koguduses ei juhtu. Ja ausalt öeldes see kogudus läheb pankrotti ja ärid lähevad pankrotti, kui keegi ei müü. Kliente ei teeninda, siis müüki ei ole. Arveid ei maksa. Kogudus muutub täpselt samamoodiks ühe kuivaks kohaks, kus jääb 4 inimest lihtsalt sellepärast, et neil pole muud teha. Nad lugesid kirja kohta ka, et Jeesus, kes harjumuspäraselt ja seda ka, see neile sobib ka. Aga Jumal tahab ju palju enamat, sellepärast, et tema tahab näha, et me põleksime millelegi põleks. Ja see on see, kuidas me inimesi värbame. Kui ma värban inimest, siis ta peab millelegi põlema. Mul on täiesti ükskõik, üks inimene rääkis mulle mingisugune 25 minutit surfamisest. See oli imeline, ta oli parim müügimees sellepärast, kui ta suudab surfamisest rääkida 25 minutit niimoodi, ta suudab ka rääkida kinnisvarast nii. Kas siin midagi kõnetab? On loovuse oluline küsimus. Kas siin midagi kõnetab? Kas sa oled valmis millegiga riskima? Kas sa oled valmis välja astuma oma mugavustsoonist? Ja ma olen seda küsimust küsinud. Mõnedki, keda ma olen ka coachinud või treeninud, siis mäletan, et üks juht oli minu kabinetis, küsisin, meil oli 6-kordne kohtumine ja mu esimene küsimus on, kus sul valus on? Ta ütles mitte kuskil. Siis ma ütlesin, et mis sa siin teed? Meil pole siin midagi teha ju. Ei, ma mõtlesin, et tore oleks mõtteid vahetada. Ma ei viitsi. Sellepärast, et tegelikult see ongi nagu see tühine. Kuskil ei valuta, midagi ei ole, huvisid ei ole, midagi ei taha. Siis see on umbes nagu Juku anekdoot, kes tuli koju, ütles, et emme, ma aitasin täna ühe vana inimese üle tee. No, väga tubli. Aga milles probleem on? Ta ei tahtnud minna. Et me hakkame otsima isegi neid tegevusi selleks, et siis midagi õigesti teha, kuigi see on ka umbes vastu klientide tahtmisi. Tegelikult on ju see, et Jumal tahab, et me põleksime millelegi, et meil oleks selline nagu, nimetame seda siis nagu armastus millegi ja kellegi vastu. Ja see tõmbab sind. Ja ma siiralt soovin, et me ükskõik, kus me töötame, seda praktiseeriks oma klientide jaoks. Kui sa oled palgatöötaja, siis su klient on palgamaksja. Ole tema jaoks maksimaalselt loov edaspidi. Otsi võimalusi, kuidas innovatsiooni tuua sellesse, mida sa ise teed. Ma olen näinud siin ka ohtu, see on see, et Elari, siis me hakkame teiste tööd korraldama. Ja sealt tekib pahandus.
et kuule, ma tegin nii, nagu sa Elari ütlesid, ma küsin, mis sa siis tegid? Ma hakkasin seal vaatama, korraldama ümber, aga muutusid kõik pahaseks. Aga jutu mõte oli see, et kas sa võiks alustada sellest, et sa ise naeratad ja oled kõigepealt positiivne. Kas sa kõigepealt, see on ka hea test küsimus, kas sulle meeldib see, mis sa teed? Ei. Üks intervjuu oli ühe mehega, kes oli 40 aastat vabrikus tööd teinud ja talt küsiti, et 40 aastat konserve tõstab kasti ja kastid kokku panna. See on väga pikk aeg, teile peab väga meeldima see töö. Ei, ma vihkasin seda. Iga päev ma vihkasin, ma ootasin, millal see läbi saab. Kohutav. Aga miks me siis ei tegutse? Miks me siis ei tegutse? Miks me siis ei märka, vabandust? Me ei märka, sest me kiirustame kiirustamise nimel. See on nii lihtne tulema, eriti kui sa oled ettevõtluses, et me oleme bisid, meil on kiire, meil on kogu aeg kiire. Ja üks vaesuse tunnuseid on kindlasti see, et meil on kiire. Kui kellelgi on aega, siis ta on jõukas. Ja ma arvan, me kõik hindame seda, kui keegi võtab meie jaoks aega. Midagi märgata, aga kuidas sul läheb päriselt? Ja ma arvan, et sellel ajal, kus me täna elame sellises ka teatud vaimse elu kriisis, kus inimesed kogevad sellist tohutut üksildust ja hängistust, on selline väärtus hästi suur, nii äris kui koguduses, kuidas sul päriselt läheb. Ma ei tea, millal keegi sult päriselt sellise küsimuse küsis. Igal ühel peaks olema keegi, kes seda võiks küsida. Kui sul ei ole, siis mine kas või kellegi juurde küsi mult, kuidas mul päriselt läheb. Sellest oleks ka kasu. Kiirustamine on ka näiline tegevus. Need on kõik näilised tegevus. Ma ütlen, et minu meelest saatan on geniaalne, ta on mastermind. Ta tunneb inimest nii läbi lõhki, sellepärast, et ta vaatab, et okei, kui inimene tunneb, et ta kiirustab, siis ta tunneb, et ta on asjalik. Panema talle kiiruse peale, siis ta on asjalik vähemalt. Aga tegelikult lihtsalt paned mingis teises suunas ja ei märkagi. Ja mis on teine on see, et me ei unista, sest unistamine eeldab, et me riskiksime oma unistuste täitumisega. Ja mis on selle juures huvitav on see, et kui sa hakkad oma unistust jagama ja see on päris suur, see on päriselt suur, siis välja öeldes sa ise ka võpatad. Sellepärast, et see on nii suur. See nõuab väga palju usku, et see asi ellu viia. See, mis puudutab seda sinu unistust. Väga palju usku. Ja sellepärast me ei unista, sellepärast, et ma mäletan ühelt inimesed küsisin ühel seminaril, et umbes niimoodi, et ja ütle, kas sina unistad? Ei, ma olen ammu 2 jalaga maa peal inimene. Ma saan tast aru. Me ei võta ühendust, sest meid võidakse tõrjuda ja see on kõige raskem asi inimesele. Müügiinimeste põhimure on muideks, teate mis või? Täitsa naljakas. Ei vastused. No, kuidas saab müügiinimene ei vastuseid karta? No, ei on kõige parem vastus, sest ei aitab edasi liikuda. Jah, aitab edasi liikuda. Ainult üks asi, mis ei aita edasi liikuda, on võib-olla. Sellega ma ei oska midagi teha. Keegi tõi seminari näite, et kust võib-olla kõige rohkem on. Ja see on siis, kui poiss kutsub tüdruku deitima või kohtama. Kuule, kas sa tuleks muga deitima kohtama? Võib-olla. Tuled või ei tule? No tule ikka. Ja me ei tegutse, sest me ei ole märganud, unistanud ega ühendust võtnud. Kartuses saada tõrjutud. Me ei ole tegutsenud, sest me ei ole märganud. Me ei ole unistanud ega ühendust võtnud. Tuletan meelde, selle seminari eesmärk on julgustada sind võtma vastutus selle potentsiaali ees, mis on sul juba olemas. Sa ei pea seda hankima minema, see on olemas, aga sa pead seda avastama. Selleks, et, miks? Jõuda sinna eesmärgini, mis on Jumala südames sinu jaoks. Ja kui me koguduses sageli räägime, et Jumala on sulle eesmärk. Jaa, aga ma ei tea, mis see on. Ma tean, sa ei tea, aga ta teab. Mis kasu sellest on, ta teab, kui sa ei tea?
sa pead teadma, mis on ta eesmärk. Vastasel juhul, mis see kasu? No Jumal on sulle eesmärk. Väga hea. Ütle mulle ka. Ja ta ütleb, mis on kõige huvitavam, ta ütleb. Aga see toimub läbi sinu potentsiaali. See ei ole suvaliselt, see ei ole lihtsalt äriidee, see ei ole lihtsalt, mul on äriidee, see on see, et mis on su potentsiaal ja mis sellega seoses on su eesmärk. Sest igal potentsiaalil on eesmärk, see ei ole lihtsalt rikastuda, see ei ole lihtsalt teha midagi, look busy, vaid potentsiaalil on eesmärk. Jumal, mis sa tahad, et see potentsiaal, mis sa mu sisse oled pannud, mille sügavust ma isegi veel ei tea, ma ei tea isegi, milleks ma võimeline veel olen. Kuhu sa tahad mind juhtida? Ja siis ta ütleb sulle. Ja siis ta ütleb sulle ja see on nii hirmuäratavalt suur, et sa ütled selle peale, ma vajan usku. Amen, siis sa oled õiges kohas. Sa vajad usku selleks. Ja see on hea. Nii, mis on vaja siis teha? Selle asemel, et kiruda, selle asemel on vaja märgata majanduses ja kultuuris ja meie ümber olevas muutust ning mõista, et nüüd on minu kord. Nüüd on minu kord. Ja kui on minu kord teada, et nüüd on minu kord esile astuda, hakata lahendama midagi, ühendust võtta, siis on vaja kujundada harjumus. Vaat nüüd on vaja harjumus kujundada. Mis te arvate, miks inimesed ei käi palvekoosolekul? Mis seal ikka palvetad? Võin kodus ka palvetada. Palvekoosolekud on küll sellepärast defitsiidis, et väga sageli me ei näe, et see toimiks. Palvevastuseid ei ole, liiga vähe on. Inimesed tuleksid hea meelega kirikusse, kui seal midagi vägevat või ütleme, Jumal kuuleb palveid ja seal hakkab midagi muutub. Aga Jumal tahabki täna minu meelest seda meile ja kogudusele ütelda, et ma tahan tegelikult teha teid autentseteks ja sellisteks, kelle sõnad ja teod ja harjumused toetavad kõike seda, mida ma olen loonud. Et see autentsus tuleks välja, et see silmakirjalikkus, millest eile rääkisime, et seda pole vaja. Keegi, ütleme nii, et täna maailm nälgib autentsuse järgi. Kristlaste järgi, kes on päriselt oma usus. Selle sõna peal, mida Jeesus on ütelnud, selle peal ma kuulutan sind vabaks. Harjumust on vaja väga sellepärast, et see, millal muutus toimub. Võtame siis niimoodi, kuidas tulemused tulevad. Tulemused nii palves kui ka äris tulevad põhimõtteliselt ühtemoodi. Kõigepealt peab saabuma teadmine. Sa pead teadma, sa pead tundma seda sõna, sa pead tundma äri, sa pead tundma äriprotsesse, sa pead teadma, see teadmine tuleb kõigepealt. Teine etapp on kuuletumine. See, kui sa tead, siis nüüd tuleb sellele kuuletuda. Ja alles siis näed muutust. Ja miks me sageli ei näe muutusi, ei ühiskonnas ega ärides on sellepärast, et sõna ka ütleb, et me hukkume, sest me ei teadnud. Huvitav on ja? Järelikult on nii oluline panustada sellesse, et me seda vaimulikku tarkust ja ilmutust hangiksime juurde igapäevaselt. See lause mulle meeldib ka, aga ma sellega selle osa lõpetan, et kasva suureks, grow up. Kasva suureks, näe, mis on oluline ja õige tuju on praegu. Ja see on päris raske, sellepärast, et see on selline küpsuse teema. Et sa oled küps, siis sa ütled, et tuju ei ole see, millest sinu tegutsemine sõltub. Chris Wallerton on öelnud niimoodi, et kui mu sõbrad oleksid nagu mu tujud, siis mul poleks ühtegi sõpra. Oli nii või? Ei mäleta.
aga mõte oli jah sama, et meie tujud on nii kõikuvad. Okei. Nüüd me jõuame sellise praktilise osani ja mulle väga meeldib Stephen Kingi quote, ma tema kirjandust ei loe ja ei ole olnud huvitatud sellisest ei õudusest ega sellest tehismaailma kirjeldusest, aga mulle meeldib tema ühe pressikonverentsi reaktsioon ja seda ma olen kasutanud. Stephen King on välja andmas ühte uut raamatut, ajakirjanikud on kohal, kõik kuulavad teda ja siis üks ajakirjanik ütleb, ja härra King, mul on teile küsimus. Härra King, mul on küsimus, kuidas te selle raamatu kirjutasite? Kas pastakaga või arvutiga? Ja King vihastus, absoluutselt vihastus, täiesti. Ta võttis ja viskas midagi. Ütles, te tulete, ma kirjutan raamatu ja te tulete küsida, kuidas seda kirjutasid. Miks te ei küsi mu käest, kus ma kõik oma halvad ideed saan? Täpselt. Ja see on nii geniaalne sellepärast, et see on loonud ühe täiesti pretsedendi. Nimelt, head ideed tulevad sealt, kus tulevad halvad ideed või mitte toimivad ideed. Head ideed tulevad sealt, kus tulevad kehvad ideed. Ja selle taga on nüüd siis üks selline tehnika, kuidas ideid genereerida, äri jaoks, kingituste jaoks, mille jaoks iganes, läbi halbade ideede tehnika. Ja kohe seletan, kuidas see käib. Kui on koosolek, siis koosolekul tavaliselt toimub brainstorming. Olete teinud ajurünnakuid? On. Ma ei saa üldse aru, miks seda tehakse. Esiteks, aju ei peaks kunagi ründama. Aju ei vaja rünnakut, aju vajab väga targalt lähenemist. Sest aju on üldiselt niimoodi, et kui sa teda ründad, ta jääb vait. Ei, see on päris tõsiselt. Esimene uuring, mida tehti seoses sellega, kui keegi karjub kellegi peale, näiteks lapsevanem karjub lapse peale, siis lapse aju või mõtlemine ja loovus peatub automaatselt. Mitte midagi ei mõtle, mitte midagi ei loo täiesti. Ja sellepärast, kui me tuleme sellise loovmõtlemise nagu praktikumi, siis seal on esimene asi, on see, et ajule tuleb läheneda väga, siis ütleme, pehmelt, arukalt. Ja nüüd selleks, et saad ideid kätte saada, siis nüüd inimene, siin on mitmed teooriad, mida ma siis esitlen, aga põhimure on siis selles, et me otsime täiust taga. Ja täiuse taga ajamisega on see, et sellel on isegi haigus, selle haiguse nimi, ma küsin enne äkki on siin mõni, ei ma ei küsi. Perfektsionistid, nendel on suured probleemid. Sa ei pidanud kätt tõstma. Perfektsionistidel on probleem. Nemad teadvad, mis on täiuslik. Täpselt. Seda ei ole võimalik teada. Ja sellepärast on oluline, et me ei piiraks. Ja see harjutus osadele ei meeldi. Sellepärast, et nemad ütlevad, et kas me võiks jääda konstruktiivseks. Kas oleks võimalik? Kuulge. Teeme need ideed peavad ikka olema realistlikud. Ja nüüd unustame ära selle, et tegelikult ideede või sellise aju rünnaku, me kasutame seda terminit, aga ütleme siis ideestamise ajal on hästi oluline see, et me ei piiraks ideede siis ütleme voolu. Ja harjutus näeb siis iseenesest ette selline, et teie peate tootma nii palju halbu äriideid kui võimalik. Ja mina teen siis nüüd sellise ettepaneku, et me oleme siis täna, ütleme, et meil oli üheni aeg, meil on nüüd ütleme siin 58 minutit aega ja kuna me nüüd keskendume siin nagu ideede genereerimisele ja paneme selle loovuse praktikasse, siis igal ühel oleks nüüd ütleme suurusjärk selline 5 minutit aega. Võtke kas nutid välja või kuskile, kui on veel paberipliiatsi kellegi vaja äkki, on võimalik korraldada. Aga point on siis selles, et järgmise 10 minuti jooksul nii palju halbu äriideid kui võimalik. Isegi kui sa ei mõtle ettevõtluse peale, siis tooda halbu äriideid. No ma toon teile näiteks. Halb äriidee võiks olla see, et me ei matta enam surnud nende kastidega maa alla, vaid laseme tuhana kosmosesse. Ja siis küsid selle eest näiteks 25 eurot ja nii edasi. See on väga halb idee. Tähendab, see idee peaks ka halb olema. Ja siis pärast ma õpetan, kuidas me loome sellest väga halvasti idee midagi, mille kohta sa ütled, see on geniaalne. Aga te hakkate ise seda nägema.
Te hakkate ise nägema. Oli see arusaadav? Halvad äriideed. Mõelge kõikide äride peale ja tehke nii halvad kui võimalik, okei? Nii, ja siis pärast saate jagada. Praegu ei ole paus, praegu on... Võib pausi, ühesõnaga me võime tegelikult pausi ka teha või? Ja pärast pausi jätkame, jah? Te tahate nii palju pause. Oleks ma seda teadnud? Olgu. Ei, ma tegin nalja. Teeme pausi muidugi. Teeme 5 minutit pausi ja siis teeme selle harjutusi kohe edasi.